no teeme siis kohupiimakooki. 180 kraadi. Ja no tegelikult mulle meeldib nagu poest osta või nagu... Tead mis, me ei ole mingid memmekad. Ma näitan teile kõige lihtsama retsepti, et sa jõuad enne koogivalmistajaga poodi minna. 1 pakk toorjuustu, 2 pakki koobi. Nii lihtne. Nii, esiteks paned siis selle siia, siis paned muna siia peale ja siis lööd. Nii, sellega on korras. Nii, sisse läheb terve toorjuust ja 2 pakki kohupiima. Kohupiim on nii hea. Ahoi. Nüüd vispeldame selle kokku ja siis lisame ülejäänud 2 muna. Kokku 3 muna, aga lihtsalt vahepeal peab segama, et ta tükki ei jääks. Ja kui munad on lisatud, siis läheb suhkur. Oota, ma mõõdan ära ka teie jaoks. Siis on ju kõigil kodus hea, lihtne valmistada. Seistes. Idekas. Jep, täpselt 100 grammi suhkrut. Aga muidu teate küll, köögis käivad need asjad alati maitse järgi. Viskad mingit möksi sisse ja peasid teda armastusega. Kui sul on, siis võid panna ka vaniljaekstrakti. Mul ei ole, ma panen vaniljesuhkrut natuke. Põhja jaoks laseme lihtsalt digestiv küpsised pulbriks ja valame juurde sulavõi. Küpsise puru põhja. Klaasiga surud alla. Ma ei oska enam kaameras olla, ma räägin nagu Mart Helme. Nii enne kui me ahju paneme, ma näitan teile triki. Paneme natukene hapukat moosi. Ja me esialgu ei sega seda läbi, vaid me valame ta otse siia. Te küsite, mis on selle point? Ma kohe näitan. Selle point on see, et me saame hambatikuga tõmmata sellised mõnusad, ilusad jooned. Nii näeb ta välja äge säbruline. Lükkame ahju. 40–45 minutit. Jom. Oot, mis asja? Mul kook jahtub siin. Minu oma. Aga ma tahan süüa. Tänapäev noored. Katame koogi ära meelepäraste marjadega. Ja see on valmis.